Tere kõigile! Täna rändame ajas tagasi, et avastada tähelepanuväärsete mustanahaliste inimeste lood, kelle ajalooline tähtsus on peaaegu unustatud. Alates mõjukast Itaalia printsessist kuni revolutsioonilise spiooni ja salapäraste miljonärideni, nende elud olid põnevad, kuid on suures osas tähelepanuta jäänud. Nii et liitu minuga, kui uurime seda kõike ja palju muud. 1905. aastal palkas J.P. Morgan Pelle da Costa Greeni oma isiklikuks raamatukogu hoidjaks. Nad said omavahel lähedaseks ja peagi hakkasid levima skandaalsed kuulujutud nende suhtest. Lõpuks muutis ta tema kogu üheks maailma suurimaks raamatukoguks, teenides selle käigus miljoneid. Aga Bellil oli šokeeriv saladus, mis oleks paljastamise korral võinud kõik ära rikkuda. Belle da Costa Green sündis 26. novembril 1879 Washingtonis nimega Belle Marion Green. Kuid nimi, millega ta sündis, ei oleks see, mida ajalugu mäletaks. Nagu me varsti näeme, muutis ta hiljem teatud põhjustel oma nime. Belli isa oli Richard T. Green. Ta murdis tõkkeid, olles esimene afroameeriklane, kes lõpetas Harvardi kolledži 1870 aastal. See oli murranguline saavutus, mis sillutas teed tema mõjukale karjäärile. Ta sai silmapaistvaks haridustegelaseks, poliitiliseks lobistiks ja mustanahalise kogukonna juhiks Washingtonis. Tema pärand kasvas veelgi, kui temast sai hiljem Howardi ülikooli õigusteaduskonna dekaan. Belli ema oli Genevieve Ida Fleet Green, naine, kes pärines progressiivsest ja silmapaistvast Washingtoni perekonnast. Ka tema töötas haridustöötajana ning oli muusik, mis tähendas, et Belle kasvas üles kodus, kus oli palju intellekti, kunstilisust ja ambitsiooni, keskkonnas, mis mõjutas sügavalt tema varajast elu. Genevieve ja Richard said pärast abiellumist 1874 aastal kokku 6 last. Belli varajane elu oli tolle aja Afroameerika perekonna kohta liberaalne ja suhteliselt jõukas, kuid samas ka tormiline. Tema isa oli tõusuteel, saades mõjukaid rolle nii valitsuses kui ka hariduses, eriti USA rahandusministeeriumi kontrolliametis ja Granti monumendi assotsiatsiooni sekretärina. Samal ajal said Belle ja tema õed-vennad Washingtonis kodus kõrgtasemel hariduse, mis ületas kaugelt tolle aja tavapärase taseme. Perekond suhtles ka paljude tollaste juhtivate Aafrika-Ameerika teadlaste ja tegelastega, nagu Frederick Douglass ja W.E.B. Du Bois, viies nad otse rassilise progressi võitluse südamesse. Kuid peagi rebis perekonna lahku laastav paljastus. Richard avastas, et tema naine Genevieve oli rahvaloendusel märkinud nende perekonna valgetena. Mehe jaoks, kes oli pühendunud kodanikuõigustele, oli see sügav reetmine, mitte ainult tema töö, vaid ka nende enda identiteedi suhtes. Selle tulemusena nad läksid lahku, kuigi nad ei lahutanud kunagi ametlikult. Richard kolis Aasiasse, et asuda tööle Vladivostokis, mille Vene impeerium oli alles hiljuti omandanud pärast teist oopiumisõda Hiina vastu. Seal Blase abiellus ta bigaamselt Jaapani naisega nimega Mitsi Kawashima, kellega tal sündis 3 last. Pärast vanemate lahkuminekut muutsid Belle ja tema õed-vennad vaikselt oma identiteeti, jättes oma perekonna nimest E-tähe ära ning muutes selle Greenest Greeniks. Belle loobus ise oma neiupõlve nimest Marion, võttes kasutusele Da Costa, et toetada oma väidet Portugali päritolu kohta. See oli viis seletada oma veidi tumedamat nahatooni, kui ta esines eurooplasena. Tema ema tegi sama, muutes oma neiupõlve nime Van Vlietiks, et väita Hollandi päritolu. Nad said seda teha ja esineda Euroopa päritolu inimestena, kuigi olid afroameeriklased, kuna perekond oli suhteliselt heleda nahaga. Aasia jooksul need väljamõeldised süvenesid, katkestades täielikult sidemed nende afroameerika juurtega. Belle ja tema õed-vennad hoidusid samuti oma isast eemale ning kuigi isa elas kuni 1922 aastani, nägi Belle teda täiskasvanu eas väga harva. 1896 aastal pakuti Bellile kohta Massachusettsi Northern Cemetery for Young Ladiesis ning talle anti stipendium seal õppimiseks. Järgmised 3 aastat veetis ta siin, millele järgnes suvekooli koht Amhersti kolledžis. See ametikoht oli lühiajaline, kuid kujundav ning ta õppis raamatukogude kataloogimise ja arhiivinduse tärkavat valdkonda.
see oli ajastu, mil valitsused ja institutsioonid püüdsid korrastada ja kataloogida tohutuid dokumentide arhiive, mida nad olid kogunud mitme sajandi jooksul ja mis sageli vedelesid keldrites hiiglasliku dokumentide massina. 1920 aastal, olles saanud kõrghariduse ja spetsiaalse raamatukoguhoidja kursuse Amherstist, värvati Bell Princetoni ülikooli, et töötada selle mainekas raamatukogus ja arhiivis. Järgmise 3 aasta jooksul lihvis ta oma oskusi ja kogus väärtuslikku kogemust, rakendades teooriat praktikas. Just siin ristusid tema teed Junius Spencer Morgan Dicega. Junius oli John Pierre Ponte Morgani vennapoeg, kes oli tol ajal kõige mõjukam ja jõukam ettevõtte finantseerija. Nagu paljud Gilded Age'i titaanid, oli ka see perekond hakanud oma varandust kasutama heategevuseks ning Junius oli Princetoni raamatukogu ja kunstikogu silmapaistev patroon. Belli asjatundlikkusest muljet avaldanud, soovitas ta teda 1950. aastal oma onule, kui pangandustitaan otsustas palgata arhiivari ja raamatukogu hoidja, et korrastada oma tohutu ja pidevalt kasvav raamatute ning dokumentide kogu. See oleks Bellile uue ja põneva elu algus. Tükk aega enne seda, kui sellest sai maailmakuulus Morgani raamatukogu ja muuseum, külvas selle kultuurilise aarde seemned 1850. aastate lõpus noor ja ambitsioonikas J.P. Morgan. Vaevu 20. eluaastates olles oli Morgan juba lummatud käekirjakunstist, kogudes hoolikalt haruldasi eksemplare, mis sütitasid temas eluaegse kirglikkuse kirjutatud sõna vastu. Aga see oli alles algus. Kui Morgani varandus hüppeliselt kasvas ka tema rahuldamatu isu kogumise järele. See vaimustus paisus hingematvaks impeeriumiks, mis koosnes haruldastest raamatutest, iidsetest käsikirjadest, vitraažidest, peenetest joonistustest, vanadest skulptuuridest ja paljust muust. Aastaks 1905, kui Bell talle tutvustati, olid Morgani kollektsioonid kasvanud kaootiliseks aardelabürindiks, hiilgavaks segaduseks, kus esemed olid ilma igasuguse korra või süsteemita. Raamatukogu väärtus seisneb ju eelkõige selles, kui hästi selles orienteeruda saab. Ilma korrata on see lihtsalt hoone, mis on täis imesid, mida keegi üles ei leia. Bell oma terava mõistuse ja visionäärliku lähenemisega astus vahele, et kogu ümber kujundada. Aga kas ta oleks selle töö jaoks valmis? Kui Belle da Costa Green 1905. aastal tööle võeti, oli tulevane Pierre Ponte Morgani raamatukogu kaugel sellest avalikust asutusest, mis see täna on. Madison Avenue'il erahoones peidus olles oli see sisuliselt J.P. Morgani isiklik aardekamber. Bell astus Morgani isikliku raamatukogu hoidja rolli, kelle ülesandeks oli taltsutada seda materjalide mäge. Täpsuse ja sihikindlusega hakkas ta kogu temaatika ja tüübi järgi kataloogima, muutes kaose korraks. Esimest korda sai esemeid leida ilma lõputu otsimiseta, muutes segase kogu toimivaks raamatukoguks. Kuid Bell ei peatunud sellega. Aastate jooksul korraldas Bell üritusi ja näitusi, tõmmates eesriide tagasi Morgani erakogu eest. Aasa jooksul kasvas Belli roll palju suuremaks kui lihtsalt raamatukogu hoidja oma. Temast sai usaldusalune ja omamoodi Morgani isiklik assistent. Kui Morgani perekonna maine heategevuses kasvas, suurenes ka nende inimeste arv, kes otsisid rahastust kunstilistele, teaduslikele ja kultuurilistele projektidele. Kõik tahtsid osa legendaarse pankuri varandusest. Bell oma teravate instinktide ja särava pilguga võttis endale väravavahi rolli. Ta sai esimeseks kaitseliiniks, kontrollides hoolikalt neid lootusrikkaid taotlejaid ja nende ettepanekuid. Ainult need, keda ta pidas Morgani tähelepanu vääriliseks, pääsesid läbi. Lõpuks tekitas Belli lähedus Morganile paratamatult kuulujutte, sosinaid, et nende suhe oli enamat kui lihtsalt tööalane ning need kuulujutud on püsinud üle sajandi. Kui nad 1905 aastal kohtusid, oli Bell vaid 26, samal ajal kui J.P. Morgan oli 68. Kuigi ta oli abiellus, oli ta tuntud oma naistemehe kombete poolest ja tal oli arvukalt armukesi. Green tunnistas isegi, et tal oli tema vastu tohutu armumine. Ta ei kinnitanud ega eitanud neid kuulujutte kunagi otseselt, kuid kui temalt küsiti, kas ta oli Morgani armuke, vastas ta väidetavalt, me proovisime. Kas see oli vallatu õrritus või salapärane ülestunnistus? Tõde jääb endiselt tabamatuks,
Kuid kui vaadata erakordset usaldust ja rikkust, mille Morgan talle andis, võid olla veendunud, et seal toimus kindlasti midagi. Bell teenis lõpuks hämmastavat palka, $10,000 aastas, mis tänapäeva rahas oleks üle $300,000, ennekuulmatu summa raamatukogu hoidja jaoks. Kui Morgan suri 1913 aastal, jättis ta talle testamendis vapustavad $50,000, mis tänapäeval oleks üle $1,5 miljoni. Miks selline heldus? Kas ta tegi temast miljonäri ainult tema erakordse töö tõttu, mis on vaieldamatu? Või sidus neid midagi sügavamat? Samuti on küsimus, mida Morgan tegelikult teadis Belli päritolu kohta. Kuigi ta esines Portugali päritolu valge naisena, oli ta tegelikult mustanahaline naine, kes oli hoolikalt kujundanud oma identiteedi, et toime tulla tolle aja jäikade rassibarjääridega. Arvestades lugematuid tunde, mis nad koos veetsid, töötades kõrvuti, reisides, vesteldes, kas Morgan sai tõesti olla teadmatuses? Või otsustas ta lihtsalt silmad kinni pigistada, olles lummatud tema säravusest ja sarmist? Kahjuks puuduvad selle kõige kohta lõplikud tõendid ning võib ainult oletada. Tänapäeval arvatakse üldiselt, et nad tõenäoliselt ei olnud armukesed ning et Morgan ei teadnud Belli tõelist isikut. 1910-ndateks oli selge, et Belli roll oli midagi enamat kui lihtsalt raamatukogu hoidja oma. Ta vastutas asutuse juhtimise ja kogude kasvatamise eest, kuigi direktori tiitli sai ta alles 1920 aastatel. Juba 1908 aastaks reisis ta regulaarselt üle maailma, et osaleda oksjonitel ja kohtuda kollektsionääridega uute esemete ostmiseks. Morgan, kellega ta suhtles kuni tema surmani, ning hiljem tema poeg ja peamine pärija J.P. Morgan noorem usaldasid teda täielikult ja lubasid tal oma raha kasutada oma äranägemise järgi. Belle huvid mõjutasid suurel määral seda, kuidas raamatukogu ja muuseum 20. sajandi esimesel poolel arenesid. Tal oli eriline huvi keskaegsete käsikirjade vastu ning selle tulemusena on Morgani raamatukogul ja muuseumil tänapäeval üks maailma suurimaid illumineeritud käsikirjade ja keskaegsete miniatuurmaalide kollektsioone. Üks hinnatumaid esemeid on üks varasemaid ja kõige rikkalikumalt illustreeritud Thomas Malory La Morte Arturi eksemplare, mis on keskaegne klassika. Bell maksis selle eest 1911 aastal oksjonil $50,000. Bell tundis huvi ka selle vastu, mida tol ajal laialdaselt nimetati orientaanseks, Aafrika ja Aasia kunstiks ning kirjanduseks, teosteks koloniaaleelsest Aafrikast, Lähis-Idast ja Kaug-Idast enne lääne mõju. Ta omandas teoseid nagu 14. sajandi Etioopia evangeeliumi raamat, mis on Etioopias loodud kristlike evangeeliumide kogu, kus kopti Etioopia kirik oli arenenud eraldatult ülejäänud kristlikust maailmast. Sageli selliste esemete oksjonil pakkumisel oli Bell väga jõuline. Ta ei olnud nõus alla andma, kui ta oli silma peale pannud millelegi eriti väärtuslikule. Aga tal oli terav pilk ja ta ei kulutanud liigselt esemetele, mis seda väärt ei olnud. 1920. aastate alguses juhtis Bell üleminekut, mille käigus Morgani raamatukogu muutus erainstitutsioonist, mis korraldas avalikkusele avatud üritusi, täielikult avalikuks asutuseks. Pierpont Morgani raamatukogu avas oma uksed 1924 aastal, kui Bell sai selle esimeseks ametlikuks direktoriks, ametikohal, mida ta pidas peaaegu veerand sajandit. Alguses mahutas raamatukogu korraga vaid umbes 10 külastajat, kuid kogude ja populaarsuse kasvades laienes raamatukogu uute juurdeehitustega. Tema ametiaja lõpuks oli raamatukogus tuhandeid haruldasi raamatuid ja käsikirju, 10 000 kunstilisi ja muuseumiesemeid ning 100 000 vähem haruldasi raamatuid ja käsikirju. Bell ei olnud lihtsalt oma ala teerajaja ning silmapaistev raamatukogu hoidja ja kollektsionäär. Ta paistis silma ka New Yorgi seltskonna elus. Ta riietus uhkelt, kandes sageli suuri sulgedega kaunistatud kübaraid. 1920. džässistulvil ja Bourbonist läbi imbunud ajastul nähti teda sageli üks jook ühes ja sigaret teises käes. Ta märkis tihti, et raamatukogu hoidjaks olemine ei tähenda, et ta peaks olema vaoshoitud või vaikne. Ta ei abiellunud kunagi, tõenäoliselt seetõttu, et naistelt oodati pärast laste saamist karjäärist loobumist pereelu nimel. Siiski leidis ta armastuse. 1909.
aastal ristusid tema teed Bernard Berensoniga, tuntud renessansikunsti eksperdiga ning nende vahel algas aastakümneid kestnud suhe, mis ühendas romantikat, sõprust ja intellektuaalset partnerlust. Nad vahetasid kirglikke kirju ja veetsid aega koos Euroopas ja Ameerikas. Hoolimata nende lähedasest suhtest ei elanud nad kunagi koos, sest Bernard oli abielus ja Belle hindas oma iseseisvust. Selle asemel elas tema ema Genevieve suure osa Belle hilisemast elust temaga koos ning Belle mängis olulist rolli ka ühe oma õve või vennapoja kasvatamisel. Belle lahkus Pierpont Morgani raamatukogu direktori kohalt alles 1948 aastal, kui ta oli juba 60ndate lõpus. Selleks ajaks oli tema tervis juba halb. Ja kui aasta hiljem korraldati raamatukogus näitus, et tutvustada kõiki teoseid, mille ta aastate jooksul oli omandanud, pidi ta osalema ratastoolis. Ta suri aasta hiljem, 10. mail 1950, vähki New Yorgis St. Luke's Hospitalis. Ta oli 70 aastat vana. New York Times teatas tema surmast, nimetades teda üheks riigi tuntumaks raamatukogu hoidjaks. Kahjuks hävitas Green enne oma surma suurem osa oma isiklikest dokumentidest ning palju tema elust ja tööst on nüüdseks varjatud. Siiski on tema kirjad Bernardile säilinud, ulatudes veebruarist 1909 kuni märtsini 1949 ning see on tema isiklike dokumentide kõige ulatuslikum kogu. Tema pärand on tohutu. Tänapäeval peetakse Morgani raamatukogu ja muuseumi, nagu seda nüüd nimetatakse, üheks maailma parimaks raamatukoguks ja kunstikoguks, mis on loodud erarahastuse abil. Pea J.P. Morgani enda ei olnud keegi teine selle arendamise eest rohkem vastutav kui Belle da Costa Green. 1904 aasta suvel kihas New Yorgi linn skandaalist. Miljonär John Platt süüdistas Hannah Eliast, eraklikku mustanahalist naist varjatud minevikuga, väljapressimises summas $685 000, mis tänapäeval oleks peaaegu $30 miljonit. See tegi Eliasest vaieldamatult Ameerika rikkaima ja kurikuulsama mustanahalise naise. Liitu minuga, kui uurime tema lugu. Hannah Eliase täpne sünnikuupäev ei ole teada, kuid ta sündis Philadelphias 1865 aastal, mil lõppes Ameerika kodusõda. Tema isa oli Charles Elias, kokk ja toitlustaja, kes oli abielus Mary Eliasega. Charles oli segavereline, tema esivanemad olid nii afroameeriklased kui ka põlisameeriklased ning Hannah ema Mary oli samuti üsna heleda nahaga. See tähendas, et Hannah nahatoon oli heledam, mis mängis tema hilisemas elus rolli, nagu me hiljem näeme. Hannah kasvas üles väga suures majapidamises. Ta oli üks oma vanemate 9 lapsest. Nad elasid toonases linna kõige jõukamas afroameeriklaste naabruskonnas, kuid kuna nende pere oli nii suur, siis kuigi Charles teenis hästi, polnud nad sugugi rikkad. Sellegi poolest peeti perekonda lugupeetuks ja nad tõusid järjekindlalt sotsiaalmajanduslikul redelil. Charles kolis nad lõpuks suuremasse majja, kus nad elasid piirkonnas koos Philadelphia advokaatide ja juhtivate mustanahaliste ärimeestega. Tema ja õed-vennad käisid avalikus koolis ning said korraliku hariduse. Peale selle ei tea me Hannah kasvatuse kohta eriti palju. Alles siis, kui tema õe Hattie pulm toimus 1884 aastal, kui Hannah oli umbes 19 aastat vana, saab tema lugu tõeliselt alguse. Enne pulma oli Hannah hakanud töötama ühe jõuka naise kodus, kes elas Philadelphia põhjaosas. Hiljem selgus, et enne oma õe pulma otsustas Hannah nii-öelda laenata oma tööandja garderoobist kalli kleidi. Hattie pulmas kommenteerisid paljud, kui uhke ja peen oli Hannah kleit. Ühe külalise sõnul oli ta õhtu kaunitar. Asjad ei lõppenud aga sellega. Võib-olla kavatses Hannah kleidi tagasi viia sinna, kus ta selle võttis ja lootis, et tema tegu jääb täiesti märkamata. Kuid mõni päev hiljem, enne kui ta oli tööle naasnud, ilmusid Eliase koju politseinikud ja arreteerisid Hannah. Tema tööandja märkas, et kleit oli kadunud ja sai aru, et selle pidi võtma Hannah. Need olid ajad, mil afroameeriklastel ei olnud Ameerikas just eriti laialdast õiguslikku kaitset, kui neid kahtlustati kuriteos valge inimese vastu. Sama õhtu jooksul viidi Hannah kiiresti kohtu ette ja ta mõisteti varguses süüdi.
Talle määrati 4-kuuline vanglakaristus Moyamensingi vanglas Philadelphias. Seal hoiti teda koos umbes 42 naisega eraldi osakonnas. Ülejäänud vanglas olid mehed, kellest paljud olid seal vägivaldsete kirjeldamatute kuritegude eest. Ta pidi siin kandma kogu oma 4-kuulise karistuse ning just nüüd pöördus tema elu tumedale teele. Hanna varajane kokkupuude kuritegevusega mõjutas kogu tema ülejäänud elu. Kui ta oli oma karistuse ära kandnud ja püüdis koju naasta, ei lubanud tema isa tal enam koos ülejäänud perega elada. Ilma rahata ja elukohata triivis ta põhja poole New Yorki. Seal hakkas ta kiiresti end elatama ainsal viisil, mis talle kiiresti pähe tuli. Temast sai prostituut. See toimus linna Tenderloini rajoonis New Yorgi osas, kus oli palju hotelle ja kus lõbutüdrukud öösiti kogunesid. See polnud Hannale siin kerge algus. Ta jäi rasedaks 1885 aastal ja sünnitas 1886 aasta alguses tütre nimega Clara, kelle ta andis lapsendamiseks. Mitte kaua pärast seda saadeti ta kohtusse prostitutsiooni eest ja mõisteti kuuks ajaks vanglasse Roosevelti saarele East Riveris. Hanna pääses peagi välja ja õppis kiiresti, kuidas oma asju ajada. Ta hakkas ka väitma, et on kuubalanna, kuna tal oli heleda nahatoon. Varsti teenis Hanna piisavalt, et üürida endale elukoht ja ellu jääda. Ta jätkas samas vaimus veel palju aastaid. Ta sai nii edukaks, et hakkas teenima palju lisaraha ning ostis kinnisvara, mida ta välja üüris, et täiendada oma sissetulekuid. Paljud neist asusid Manhattani põhjaosas Central Parkist põhja pool praeguse Harlemi äärealadel. See polnud veel afroameeriklaste kogukond ning paljud vanad New Yorgi perekonnad elasid endiselt piirkonnas, mis oli algselt rajatud Hollandi asulana juba 17. sajandil. Hanna jagas oma aega Manhattani elukoha ja luksusliku rannamaja vahel, mis kuulus talle Far Rockaway's Long Islandil asuva Atlantic Beachi lähedal, kuid siiski veel Queensi linnaosas. 20. sajandi alguseks elas Hanna luksuses. Teda teenindasid teenijanna, ülemteener ja terve majapidamispersonal. Kuid sosinad tema varanduse kohta muutusid üha valjemaks ja peagi puhkes tema rikkus ja tegeliku päritolu pärast üks New Yorgi suurimaid skandaale. Mitte kaua pärast seda, kui Hanna oli 1885 aastal New Yorki kolinud, külastas teda John R. Platt. Sel ajal oli ta jõukas New Yorgi ärimees oma 60-ndates eluaastates. Sündinud 1820 aastal oli ta oma raha teeninud lehtklaasi müügiga. See esimene külastus muutus peagi tihedamaks suhteks pärast seda, kui Platt kohtas Elias taas 1887 aastal Manhattanil. Ammu enne mobiiltelefone või kaasaegset suhtlust, kui Tenderloini linnaosa naised sageli ümber kolisid, et vältida politseireide, leidsid Hanna ja tema armukes salajase viisi ühenduse pidamiseks, nagu ka paljud teised. Kasutades nimesid Bessie ja Papa, panid nad New Yorgi ajalehe kuulutuste rubriiki kodeeritud kuulutusi, mis andsid teada, kus nad igal õhtul viibivad. Ja Hanna ja Johni ööd polnud lihtsalt lühiajaline seiklus. Nende salasuhe kestis aastaid. John Platt oli abielus mees ja tuntud tegelane New Yorgis. Diskreetsus oli hädavajalik ja ta hindas seda, et Hanna oli väga salatsev. Platt hakkas talle peagi raha andma ja seda palju. Hiljem väidetakse, et ta hakkas Hannale andma $2,000–6,000 ulatuses kuus, mis tänapäeva rahas oleks umbes $70,000–210,000. Ta andis talle ka nõu, kuidas seda raha kasutada kinnisvara ja aktsiate ostmiseks. Ei läinud kaua aega, kui Hanna oli jõukas, saades lõpuks üheks maailma jõukaimaks naiseks, võib-olla isegi kõige rikkamaks mustanahaliseks naiseks Ameerika Ühendriikides. Üks Hanna varajastest investeeringutest, mille tegemisel juhendas teda John Platt, oli maja tema perekonna kodu lähedal, kus ta hakkas tube välja üürima. Ühel ööl, 1895 aastal, tuli Platt külla. Üks üürnik, Cornelius Williams, mustanahaline mees, kes tol ajal seal elas, avas ukse ärritatult. Kui Platt, kasutades oma varjunime Mr. Green, küsis, kas pererahvas on kodus, lõi Williams ukse talle nina ees kinni. Hiljem küsis ta teenijalt, kes see mees oli, ja teenija ütles talle, et see oli Mr. Green. Mõni nädal hiljem viskas Elias Williamsi majast välja. Ta oli temasse kinni sideks muutunud ja väljatõstmine mõjus talle rängalt.
Veendunud, et süüdi oli salapärane härra Green, lahkus ta raevunult ja vandus kättemaksu saada. 8 aastat hiljem, külmal novembri pärastlõunal 1903 aastal, naasis Andrew Haswell Green Central Parki ja New Yorgi avaliku raamatukogu vaikne geenius pärast pere lõunasööki koju. Kui ta oma kodutreppidele lähenes, ootas teda Cornelius Williams, paranoiline, luululine ja endiselt kinnisideest haaratud. Ekslikult pidades Greeni platiks, tõmbas Williams välja revolvri ja tulistas. Green kukkus sinna, kus ta seisis, teadmata kunagi, et temast sai traagiline ohver kättemaksus, millega tal polnud mingit pistmist. Cornelius Williams mõisteti hiljem kohtu alla, kuulutati hullumeelseks ja veetis oma ülejäänud elu vaimuhaiglas. Juba 1890 aastal abiellus Hanna afroameeriklasest raudteetöölise Christopher Smithiga, kuid vaatamata sellele abielule jätkus tema suhe Plattiga. Smith lahkus lõpuks 1897 aastal, väites, et tema jaoks oli naise suhe Plattiga talumatu. Et Smith vaikima sundida, maksis John salaja kulisside taga tema juriidilised probleemid kinni ning andis Hannale veelgi rohkem raha, et kõik see saladuseks jääks. Selleks ajaks oli Platti enda naine surnud ning ta ei raisanud aega, ostes Hannale uhke linnamaja Central Parki lähedale, et teda sagedamini näha. Kuid aastate möödudes muutus Platt rahutuks. Süü, ahnus või hirm, midagi keerdus tema sees ja kui ta lõpuks murdus, paiskus nende kirglik salasuhe üheks metsikumaks skandaaliks, mida New York kunagi näinud oli. Hanna suhe Plattiga oleks tänapäeval vaevu teada, kui poleks olnud erakordseid sündmusi, mis said alguse 1904 aasta suvel. Sel ajal esitas Platt Hannale kohtuasja, süüdistades teda selles, et naine oli aastaid temalt tohutuid summasid välja pressinud, et vaikida tema esimesest külastusest tema juurde. Aasia jooksul oli tegemist olnud jahmatavalt suurte summadega. Platt väitis, et kokku oli Hanna temalt väljapressimise teel saanud veidi üle $685,000. Raha ajaloolise väärtuse arvutamine võib olla keeruline, eriti pikkade ajavahemike ja muutuvate majanduste puhul. Siiski võime järeldada, et see summa on tänapäeval ligikaudu $30 miljonit. $30 miljonit. Selline tohutu rahasumma köitis New Yorgi elanike tähelepanu ning mitu kuud kajastasid ajalehed innukalt iga selle juhtumi pööret ja arengut. Platt pakkus värvika vabanduse selle kohta, kuidas ta esimest korda Eliasega kokku puutus. Ta väitis, et ta ei olnud tema juurde läinud kui lõbunaise juurde. Ei, tema sõnul algas kõik 1880ndate lõpus, kui ta väidetavalt sattus Eliase juhitud massaažisalongi lihtsalt selleks, et leevendada tugevat reumatismi, mitte millegi intiimsema pärast. Ta väitis siis, et külastas teda uuesti 1890ndatel ja hakkas teda rahaliselt aitama, et avada üürimaja. Siis oli Paul Platti sõnul temast saanud tema pahatahtlikkuse tahtmatu ohver. Ta väitis, et Hanna oli hakanud teda šantažeerima. Kui ta ei jätka talle suurte summade andmist, läheks Hanna tema pere juurde ja väidaks, et ta oli aastaid käinud tema juures kirdlikke öid veetmas. Platt oli silmapaistev liige New Yorgi äriringkonnas ja politsei võttis tema väiteid tõsiselt. Hanna ei olnud siiski koostööaldis. Kui politsei temaga esimest korda ühendust võttis, keeldus Hanna ülekuulamisele tulemast. Seejärel tungisid nad tema ridaelamusse ja konfiskeerisid kõik, mida nad arvasid juhtumiga seotud olevat. Ta viidi Ala-Manhattani Tombsi vanglasse, mis on kurikuulsalt sünge ja külm koht. Hanna veetis mitu pingelist päeva vangla külmade seinte vahel, kuid siis üllatusliku pöörde käigus vabastati ta ootamatult. Uurijad jõudsid järeldusele, et puuduvad tõendid tema väite toetuseks, et Hanna oleks teda šantažeerinud. Vaatamata tohututele summadele selgus, et Platt oli raha aasta-aastalt vabatahtlikult üle andnud. Järgnenud nädalatel sai selgeks, et Platt oli selle juhtumi algatanud üsna leigelt. Tegelik surve tuli tema perekonnalt. Kui nad avastasid varanduse, mille ta oli vaikselt ära andnud, tekkis paanika. See, mida nad arvasid olevat tohutu päranduse, oli peaaegu kadunud ja nad tahtsid kedagi süüdistada. Kui Platt oli süüdistused tagasi võtnud, kuna politsei ei leidnud nende toetuseks midagi, võttis tema perekond asja enda kätte ja vedas Hanna tsiviilkohtusse, et raha tagasi saada.
aga nagu varemgi, jäid nad tühjade kätega. 1905. Aasta alguseks hakkas lugu vaibuma ja Hanna mõisteti õigeks. Kogu see juhtum oli kummaline ning näitas 20. sajandi alguse New Yorgi rassipoliitikat. Näiteks tundusid ajalehed loo kajastamisel olevat rohkem huvitatud Hanna rassilisest taustast kui juhtumist endast ning mõned neist väitsid isegi, et ta oli välismaal sündinud naine. 1900. aastate keskpaik oli Euroopa sisserände tippaeg New Yorki ning sensatsioonilised pealkirjad välismaise prostituudi kohta, kes petab abitut 80-aastast meest, levisid kulutulena. Skandaal paljastas linna sügavad hirmud ja kahtlused uustulnukate kasvava arvu suhtes, kes nende maailma raputasid. Hanna jäi paljudeks aastateks New Yorki. Ta elas Harlemi paljudele kinnisvaradele kuuluvast üürist ning lõpuks kolis ta ise Manhattanile üles linna, kus ta sai pärast 1904 aastal saadud soovimatut kuulsust elada suurema anonüümsusega. Plats suri 1908. aastal ja jättis maha vara, mille väärtus oli $10,000, tänapäeva rahas umbes 350 000, mis oli tema kunagise suure varandusega võrreldes tagasihoidlik summa. Pole üllatav, et Hannahile ei jäetud sellest midagi ning ta ei osalenud ka matustel. 1910. aastatel osales ta mitmetes kinnisvaratehingutes Harlemis, kui see piirkond hakkas arenema jõukate afroameeriklaste pelgupaigaks, mis eelnes 1920. aastate Harlemi renessansile. Hanna ei näinud sellest piirkonna afroameerika kultuuri õitsengust kuigi palju. 1923 aastal, olles väsinud oma kestvast halvast kuulsusest New Yorgis ja võib-olla ka selleks, et vältida mitmeid kohtuasju oma kahtlase finantsmineviku tõttu, otsustas ta lõplikult lahkuda. Tema ja tema teener, jaapanlane nimega Kato, astusid laevale, mis suundus Euroopasse, ega naasnudki enam kunagi. Hanna asus seejärel elama Prantsusmaale. See, mis pärast seda juhtus, on saanud müütide allikaks. Ühe loo järgi suri ta Pariisis. Teise väite kohaselt lahkus ta elust luksuses Prantsuse rivieral 1920. lõpus. See oli värvikas lõpp värvikale elule. Oli ilus oktoobri pärastlõuna aastal 1781 ja hee sügisene tuul puhus läbi Yorktowni, Virginia, kui rida Briti sõdureid liikus üle tasase välja linna põhjaosas. Nende vastas seisis rida Ameerika sõdureid, mis oli tuttav vaatepilt paljudele, kes olid sellel mandril viimased 6 aastat sõjas olnud. Kuid vormis mehed ei olnud seal selleks, et võidelda. Nad olid seal tseremoonia ja sõjalise diplomaatia jaoks. Nad olid seal, et tähistada alistumist, mis tähistaks revolutsioonisõja lõpu algust. Nende paremal käel seisis rühm prantslasi, ohvitserid Bourbonide perekonna valge ja kuldse lipu all koos Marquis de Lafayette'iga, Prantsuse kindraliga, kelle geniaalsus oli toonud noorele mandriarmeelegi suuri võite. Nende vasakul käel seisid võidukad mandriarmee väed, mida juhtis vapper Benjamin Lincoln, kelle nõbu Abraham Lincoln pidi ühel päeval kodusõjas saavutama oma enda Ameerika võidu. Briti regulaarväelased, keda hetk kahtlemata piinlikkust tundma pani, said veelgi suurema alanduse osaliseks, kui nende endi ridadest puudus silmatorkavalt üks tähtis tegelane. Briti kindral Charles Cornwallis teeskas haigust, kuigi paljud kahtlustasid palju argpükslikumat motiivi ja keeldus tulemast Yorktowni, et anda oma mõõk üle ja tunnistada kuningas George'i kaotust lahinguväljal. Ei Cornwallis ega George Washington ei võtnud aktiivselt osa alistumisest, mis sillutaks tee sõja rahumeelsele lõpule. Ameerika poolel koos revolutsioonisõja kõrgete ohvitseridega nagu Lafayette ja Washington seisis aga üks nägu, mis oleks paljudele kohal viibinud Briti sõduritele olnud üllatavalt tuttav. See polnud tüüpiline kahvatu mandrisõduri nägu, kes oli kutsutud talutööde või käsitöö juurest relva haarama vabaduse nimel. See oli mustanahalise mehe James Armisteadi, mandriarmee teenri ja topeltagendi nägu. Kuigi mõned uues riigis ei olnud isegi ühel meelel selles, kas teda üldse inimeseks peeti, oli James mänginud olulist rolli impeeriumi alistumises ja kogu Ameerika revolutsioonis. Briti regulaarväelaste üllatus sel päeval ei olnud midagi võrreldes šokiga, mida kindral Cornwallis oleks tundnud, kui ta mõni aeg hiljem Yorktowni külastas. Viimastel aastatel oli ta uskunud, et James on tema usaldusväärne teener, kelle ülesandeks oli imbuda mandriarmee ridadesse ja edastada teavet Briti peakorterile.
Tegelikult oli James aastaid nuhkinud mandriarmee kasuks, mängides täiuslikult oma rolli kui üks Ameerika kõige tõhusamaid ja ohtlikumaid spioone. Kogu teave, mida Cornwallis oli aastate jooksul Jamesilt saanud, oli olnud vale. Tegelikult polnud peaaegu miski, mida Briti armee Jamesi kohta uskus, tõsi. Tema lugu polnud ustavusest impeeriumile, vaid aastatest, mis ta veetis Ameerika revolutsionääride heaks salaja töötades. Aastatest, mis tõid olulisi eeliseid mässulistele, keda Cornwallis nii väga põlgas. Ajastul, mil rahvaste saatused otsustati suurte sõjaliste manöövrite, elu ja surma lahingute ning kuningate ja kindralite vastandlike isiksuste kaudu. Võimsa Briti impeeriumi ebaõnnestunud katse Ameerikas mässu maha suruda oli osaliselt nurjunud tänu mehele, keda nad pidasid nähtamatuks. Vähesed ameeriklased teavad tänapäeval üldse, kes James Armistead Lafayette oli, rääkimata sellest, et nad teaksid tema kohta midagi enamat. Tema tausta vaadates poleks keegi osanud aimata, millise kangelasteekonna tema elu endaga kaasa toob. Tegelikult on Jamesi lugu aga väga oluline. Mitte ainult seetõttu, et ta oli üks paljudest Ameerika revolutsiooni unustatud kangelastest, vaid ka tema elu paljude keerdkäikude tõttu, mis lähevad vastuollu meie tänapäevaste arusaamadega rassisuhetest ning rõhujate ja rõhutute vahelisest suhtlusest. James oli mees, kes sündis orjusesse ja töötas selle rahva heaks, kes teda rõhus, kasutades oma rassi selleks, et kindlustada impeeriumi langus, mis ehkki oli vaenulik, oleks pakkunud talle vabadust tema kuulekuse eest. Ja ometi oli ta mees, kes oma elu lõpus ise orje omas. Me peame vastu seisma kiusatusele, vaadata Jamesi lugu läbi meie 21. sajandi vaatenurkade ning selle asemel minema tagasi 18. sajandisse. Ja uurima tema elu sellisena, nagu see tegelikult oli, et mõista teda kui päris inimest, mitte lihtsalt kui sümbolit nendele probleemidele ja vaidlustele, mida tema lugu puudutab. Ajastul, mil rassi ja poliitika küsimusi seostatakse sageli Ameerika eksperimendi suhtes skeptilisusega, me võime leida Jamesi loos rabava näite inimesest, kellel tema elukogemuse põhjal oleks pidanud olema Ameerika kohta vähe head öelda. Ja ometi sai temast üks selle kõige kartmatumaid kaitsjaid. Isegi tark lugeja ei peaks millekski seda, kui noor orjapoiss kasvab üles oma isanda istanduses Kagu-Virginia New Kenti maakonnas, mis asub Williamsburgi ja Richmonda vahel. Sündinud 1700 aastate keskel, tema sünniaega hinnatakse vahemikku 1748 kuni 1760, Jamesi vanemad olid teadmata. Ja tema tulevik oleks tõenäoliselt jäänudki sama tundmatuks, kui poleks olnud uudishimulikku meest, kellele ta suure osa oma elust kuulus, William Armisteadile. Armisteadil oli mitu tosinat orja, kellest paljud, sealhulgas James, olid talle pärandatud tema isalt, kolonel John Armisteadilt. William oli veendunud patriot, kes teenis osa oma elatisest kariloomade ja varustuse müügiga klientidele, kelle hulka kuulus ka mandriarmee. Ta oli samuti koos Jamesiga üles kasvanud, sündinud 1751 aastal ning mõlemad olid saanud üsna sarnase hariduse, õppides tõenäoliselt kõrvuti koloneli majapidamises, nagu tol ajal kombeks oli. Kuigi orjade harimine oli sellistes osariikides nagu Põhja- ja Lõuna-Carolinas keelatud, oli see Virginias seaduslik. Jamesile õpetati lugema ja kirjutama nii prantsuse kui ka inglise keeles. Kuigi tema haridus võis olla kapitalistlik kaalutlus, mille eesmärk oli peamiselt suurendada Jamesi väärtust oma peremehe äritegevuses, oli see haridus, mis teenis teda viisil, mida ei tema ega tema uus peremees William tol ajal ette näha ei osanud. Briti impeerium, ehkki võib-olla mitte tänapäevaste valgustatuse standardite järgi rassisuhete osas, ei olnud teadmatud Ameerika enda võitlusest orjanduse institutsiooniga ega sellest, kuidas need võitlused põimusid noore riigi iseseisvuspüüdlustega. Olgu see siis kavalalt välja mõeldud käik, et pöörata Ameerika orjad oma peremeeste vastu või lihtsalt katse suurendada tööjõudu. Virginia kuninglik kuberner Lord Dunmore andis 1775 aastal välja kuulutuse, et iga ori, kes on valmis liituma Briti armeega, saab vabaduse selle lojaalsuse eest. Olles ori, kelle peremees oli patrioot ja kellel oli noor perekond, oleks Jamesi liitumine Briti armeega ohustanud tema tulevikku, rääkimata naisest ja lastest, kelle ta oleks sisuliselt hüljanud. Kuid kiiresti kasvav ameeriklaste iseseisvushind näitas nii noorele orjale kui ka tema noorele peremehele,
et Jamesi elu ei jää tõenäoliselt vaid teenija rolli piiridesse. Sõda kolooniates lõi palju ootamatuid liite Ameerika patriootide ja nende vahel üle kogu maailma, kes tundsid revolutsiooni vastu sümpaatiat ning jagasid viha kolonistide Briti rõhujate vastu. Marquis de Lafayette oli üks sellistest liitlastest. Ta oli Prantsuse aadlik ja sõjaväeülem, kes vabatahtlikult liitus ameeriklaste poolega George Washingtoni juhtimisel. Kuigi Lafayette'i imetlus Washingtoni vastu oli kuulus, oli tal veel üks lojaalsuse allikas, mis ühendas teda patriootidega ühise eesmärgi nimel. Ta põlgas orjanduse institutsiooni ja põhjendas seda oma usuga loomu õigusesse ja inimese õigustesse. Ja see viis ta hiljem võtmerolli nii inimese ja kodaniku õiguste deklaratsiooni koostamisel kui ka Prantsuse revolutsioonis. Marquise'i veendumused viisid ta samuti ootamatu koostööni James Armisteadiga, kui viimane liitus mandriarmeega Marquise'i juhtimise all. See koostöö arenes kiiresti tõeliseks sõpruseks ning Marquise'i imetlus Jamesi intelligentsuse ja nutikuse vastu muutus sooviks näha noort orja vabana. Aga tee vabaduseni oli pikk ja see kulges läbi sõja, kus võit polnud sugugi kindel. Marquise mõistis, et Jamesi oskused ja teravmeelsus lähevad raisku, kui ta jääb lihtsõduriks. Nii tegi ta teistsuguse ettepaneku, suur spionaaž. Ta tegi ettepaneku, et James kasutaks impeeriumi soovi värvata orje kahuri lihaks, lipsaks Ameerika rindejoonelt minema ja imbuks Briti armeesse, hangiks nii palju teavet kui võimalik ning annaks selle edasi mandriarmee juhtkonnale. See oli noore Jamesi jaoks väga riskantne operatsioon. Tabatud spioonide karistuseks oli surm. James ei tohtinud kaasas kanda ühtegi dokumenti, mis tõendaks tema tegelikku isikut, mis kaitses teda küll avastamise eest, kuid jättis talle võimaluse korral ausalt üles tunnistada. Briti armee ei olnud kogu revolutsioonisõja vältel tuntud oma inimlikkuse poolest. Paljud regulaarväelased deserteerusid ebainimliku kohtlemise tõttu, vahetades poole ja asudes võitlema koos talupoegadest, veskimeestest ja linnainimestest koosneva kontinentaalarmee sõduritega. Kui impeerium oli nii halastamatu oma enda sõdurite suhtes, siis oli võimalus, et nad kohtleksid leebelt topeltagenti, eriti mustanahalist meest, väiksem kui 0. James võttis Marquise'i pakkumise vastu. Ta oleks võinud Briti poole üle minna, kui ta oli juba turvaliselt eemal. Kiusatus, mis kahtlemata näris tema südametunnistust iga kord, kui ta kuulis impeeriumi pakkumisest anda vabadus orjadele, kes deserteerusid. Ja ori nagu James ei saanud vaadata Ameerika kolooniaid ja nende äsja vastu võetud iseseisvusdeklaratsiooni täiesti helge pilguga. Kuidas sai James valida teenida rahvast, kes kuulutas oma pühendumust vabadusele ja võõrandamatutele õigustele julgete sulejoontega? Samas säilitades orjandussüsteemi, mis hoidis mitte ainult teda, vaid ka tema naist ja väikeseid lapsi ebainimlikus orjuses. James seisis valiku ees, kas teenida britte ja võtta vastu vabaduse garantii, mis põhines täielikult tingimusteta allumisel kroonile, või teenida Ameerikat ilma vabaduse garantiita, kelle filosoofiline pühendumus näis julmalt eiravat tema enda olukorda mustanahalisena. Kuid kõhklemine või varjumine tegevusjätuse vaikse arguse taha polnud Jamesi viis. Nagu tema seda nägi, oli tal töö teha ja isegi kui Briti kroon ega mandriarmee polnud täielikult usaldusväärsed, siis tema sõber, Marquis de Lafayette, oli seda. Ta otsustas usaldada Lafayette'i ja 1781 aasta märtsis sai temast Ameerika revolutsiooni värskeim topeltagent. Võib-olla iroonilisel kombel oli Jamesi esimeseks ülesandeks valetada end teiste usaldusse. Ta läks üle vaenlase rindejoone, esitades end põgenenud orjana, et pääseda Briti laagrisse. Käes need sõdurid, kes Jamesiga esimestena kohtusid, kahtlustasid teda. Kahtlemata, paljud kahtlustasid. Ometi vajas impeerium mehi ning kuningliku kuberneri lubadus anda orjadele vabadus pani tõenäoliselt paljusid Briti kindraleid välistama võimaluse, et mustanahaline ori võiks töötada mässuliste heaks. Lisaks muutsid sõjaolud Jamesi liiga väärtuslikuks, et teda tagasi lükata. Briti jaoks oli James mitmes mõttes ideaalne ressurss. Tema elu Virginias andis talle peaaegu entsüklopeedilised teadmised Williamsburgi ja Richmonda ümbritsevast maastikust ja teedest.
See oli impeeriumi jaoks ülioluline omadus, sest nad pidid võitlema kodumaad kaitsva sissiväega, kes tundis seda piirkonda läbi ja lõhki. Krooni kindralite arvates oli James see puuduv lüli. Ta ei olnud mitte ainult usaldusväärne teabeallikas manöövrite läbiviimiseks ja vägede liikumise koordineerimiseks, vaid tema haritud ja kirjaoskaja orja taust tegi temast ideaalse kandidaadi spionaažiks. Kahtlemata pakkus see Jamesile hiljem palju vaikseid muigeid, kui britid saatsid Jamesi Ameerika laagrisse imbuma, et koguda olulist teavet ameeriklaste liikumiste, varustusliinide ja tulevaste sõjaliste plaanide kohta. James viis pettuse täiuslikult läbi. Haritud orjana oli James näiteks sellest, keda paljud peenes seltskonnas pidasid nähtamatuteks inimesteks. Orjastatud mehed ja naised, kes serveerisid toitu, kandsid sõnumeid ja viibisid ameeriklaste ja brittide koosolekutel, ilma et keegi oleks tegelikult mõelnud nende pidevale kohalolekule. Paljuski olid just need inimesed need, kellel oli kõige täpsem ülevaade sellest, milline oli tegelik luureinfo sellistel koosolekutel. James käis brittide koosolekutel silmad ja kõrvad lahti, pannes hoolikalt tähele infot, mida tasus patriootide poolele tagasi viia. Kui impeerium saatis Jamesi tagasi Ameerika laagrisse, eeldades, et ta töötab spioonina, mis oli ausalt öeldes ka tõsi, ta edastas kogu õpitu markiisile ja teistele ohvitseridele, kes omakorda andsid talle valeinfot, mida krooni poolele edasi anda. Kaugel sellest, et olla teenija, nagu ta oli olnud oma varasemas elus William Armisteadi teenistuses, oli Jamesi osavus viinud ta vee kandmisest ja lihtsate asjade ajamisest Briti kõrgemate ohvitseride, eriti Benedict Arnoldi ja kindral Charles Cornwallisse enda käskjalaks. Cornwallis, Briti aristokraat, kes liitus tema majesteedi armeega 7-aastase sõja ajal 1757 aastal, oli oluline tegelane Briti sõjakäigus Põhja-Ameerikas. Olles juhtinud krooni otsustavale võidule patriootide vägede üle Camdeni lahingus, kujundas Cornwallise taust Inglismaa kõrgklassis temas ajastu truu vaate rasside lahususele, seisukoha, mis osutus otsustavaks tema sõjajärgsel karjääril impeeriumi vägede kindralina Indias. Cornwallise uskumused rasside lahususe kohta tegid temast lihtsa sihtmärgi mustanahalise spiooni, nagu James jaoks. Tal poleks olnud mingit raskust nähtamatu mehe kunsti praktiseerimisel kindrali läheduses, kes vaevu pidas tema nahavärviga inimesi üldse tähelepanuväärseks. Paljuski oli Jamesi oletatav nähtamatus see, mis andis talle nii suure edu, ning see edu ei piirdunud sugugi ainult tema isikliku maine kasvatamisega osava spioonina. Jamesi töö andis kontinentaalarmeele otseselt võib-olla kõige olulisema suure võidu sõjaväelisel rindel, võidu Briti armee üle Yorktownis. Oma sihipärase luuretööga avastas James hindamatu teabe, mida patriootide ridadesse tagasi viia. 1871 aasta augustis avastas James, et Cornwallise väed plaanivad liikuda Portsmouthist lähedal asuvasse Yorktowni. See oli samm, mille kindral uskus võimaldavat regulaarvägedel saada täiendust ja varustust varustusliinide kaudu, mis kulgesid läbi Chesapeake'i lahe. Kindral lootis tõenäoliselt salajasusele ning täiendustele Ameerika idarannikul, et see manööver saaks edukalt läbi viidud. Vähese vastupanuga mässajatelt vale lootus, mida James hoolega Cornwallise mõtetes üleval hoidis. Oma enesekindluses, nagu ta oli teinud lugematuid kordi varemgi, ei pööranud Cornwallis tähelepanu nähtamatule mehele ruumis. James andis teate liikumisest Yorktowni edasi markiisile. Seejärel blokeeris Prantsuse merevägi Chesapeake'i, lõigates ära igasuguse lootuse, et britid saaksid meritsi abi. Kui prantslased liikusid baasivarustuse liini purustama, ründas mandriarmee Cornwallise positsiooni Yorktowni poolsaarel. Maa kaudu kaevati kaevikuid vähem kui 1000 jardi kaugusele Briti liinidest ja alustati massiivseid suurtükirünnakuid. Koos mitme maapealse rünnakuga, mida juhtisid Marquis de Lafayette ja noor patriootlik kolonel nimega Alexander Hamilton. Yorktowni piiramine, mis algas 9. oktoobril, muutis regulaarväed võimetuks liikuma soodsamatele positsioonidele või saama New Yorgist täiendusi. Cornwallis alistus vähem kui 6 aega hiljem, kuigi tema aristokraatlik uhkus sundis teda saatma ametlikule alistumistseremooniale asendaja.
Yorktowni operatsioon oli see otsustav murrang, mida mandriarmee vajas sõja lõpetamiseks. Cornwallise alistumise ja kolmandiku oma tööjõu kaotamisega kaotas kroon tahtmise edasi võidelda. Sõda lõppes ametlikult Pariisi lepinguga 1783 aastal. Ometi mõistsid ehk vähesed, kes lepingule alla kirjutasid, või isegi vähesed, kes ise Yorktowni lahingus osalesid, millist rolli mängis üks mustanahaline ori Washingtoni armee võidu saavutamisel tol oktoobril. Ilma Jamesi poolt lekitatud teabeta oleks võimalus Briti väed Yorktownis lõksu püüda võinud patriootide käest libiseda. Ja nii võimaldas orja meisterlik spionaaž Prantsuse laevastikul kroonile saadetavad abiväed õigel ajal ära lõigata. Cornwallis ise ei saanud tõenäoliselt kunagi teada, kui palju tema teener aitas kaasa tema alandavale kaotusele Virginias. Kuigi allikad kirjeldavad üht juhtumit, kus Cornwallis kohtas Jamesi Ameerika mundris, kui ta külastas markiid, et kapituleerumise tingimustes kokku leppida. Üldiselt öeldi, et ta viskas nalja. Sina kelm, oled mind kogu selle aja ninapidi vedanud. James, kes sündis orjuses, kuid oli õnnistatud vankumatu tahtejõu ning erakordse nutikuse ja intelligentsiga, suutis edukalt üle kavaldada ühe planeedi võimsaima sõjaväe silmapaistvamaid kindraleid. Just see omadus pani markiisi aastaid tagasi Jamesi usaldama, kui ta oli vaid haritud ori ja teenija. Nüüd oli ta Ameerika kangelane, kes oli oma riiki auväärselt teeninud, võtnud enda kanda rohkem kui oma osa ohtudest ning saanud eluaegseks sõbraks ühele Ameerika revolutsiooni tähtsaimale tegelasele. Kuigi pole kahtlustki, et tolle aja rassilised lõhed ja poliitika lasusid spiooni õlgadel raskelt, nägi James võimalust seal, kus paljud oleksid näinud rasket koormat. Paljude Briti aristokraatide ja tõepoolest ka paljude Ameerika kolonistide rassilist eraldatust ja ülemvõimu pooldavad uskumused olid tol ajal paljude jaoks arutelu ja mureallikaks, eriti nende seas, kes kritiseerisid orjanduse institutsiooni. Ometi olid just tegutsejad nagu James ja Marquis de Lafayette need, kes mõistsid, et krooni kõrgemate juhtide inimväärikust alandav retoorika oli kontinentaalarmee jaoks hindamatu eelis. James ei kandnud lisaks isikut tõendavatele dokumentidele peaaegu kunagi relva, põhjendades seda sellega, et teenijana relvastatult tabamise oht ärataks kahtlust. Ta töötas peaaegu alati teenija maskeeringus, välja arvatud hetked, kui ta viibis ameeriklaste ridades, näiteks kohtumisel Cornwallisega. Ometi on tema töö tulemused, kui neid vaadata Ameerika iseseisvussõja käigu kontekstis, tähtsuselt võrreldavad Paul Revere'i, Samuel Adamsi ja John Hancocki silmapaistvamate tegudega. Maailmas, kus mõtlejad pidasid oma lahinguid sõnade, deklaratsioonide ja suurte kõnedega, oli James Armistead teistsugune mõtleja. Ilma tema erilise läbimõeldud, kaalutletud ja otsustava tegutsemiseta poleks tema kuulsamate kaaslaste retoorilised ja poliitilised püüdlused kunagi õnnestunud. Mis siis temast sai pärast Ameerika iseseisvussõja lõppu? Võite arvata, et kui James lahkus mandriarmeest, oli ta uue riigi kangelane ja et ta pidi pensionile jääma, et nautida hästi teenitud vabadust. Lõppude lõpuks oli ta oma maa nimel kõigega riskinud. Iga mõistliku mõõdupuu järgi oli ta ära teeninud mitte ainult oma vabaduse, vaid ka selle riigi tänu, kelle vabaduse nimel ta oli aastaid väsimatult töötanud. Ja on tõenäoline, et tema isand William Armistead oleks Jamesi vabastanud, kui see oleks olnud tema võimuses. Aga kurb tõde on see, et see ei olnud tema võimuses. Jamesi ei saanud vabastada ja ta jäi aastateks orjaks. Selle kurva olukorra põhjuseks, nagu sageli nii tol ajal kui ka tänapäeval inimkannatuste puhul, oli valitsuse regulatsioon. Alates 1720 kolmandast aastast kehtis Virginias seadus, mille kohaselt orjaomanikel ei olnud õigust oma orje lihtsalt vabastada. Sellist vabadust ei tohtinud seaduse järgi anda mingil ettekäändel, välja arvatud juhul, kui tegemist oli mõne teenega, mille kuberner ja nõukogu olid tunnistanud ja heaks kiitnud.
1782. aastal võttis Virginia vastu seaduse, mis lubas vabadust mustanahalistele orjadele, kes olid teeninud sõduritena revolutsioonis, pidades sõjaväeteenistust piisavalt teenekaks, et anda inimesele õigus iseendale. Kuid seaduse vaimu varjutas seaduse täht. James ei olnud sõdur. Kuigi James oli teeninud mandriarmees, oli ta spioon, kes ei kandnud kunagi relva ja oli ilmsetel põhjustel peaaegu kunagi vormis teeninud. Ärritaval kombel jäi peale seaduse täht. Seega ei otsustanud Jamesi saatust mitte patrioot William Armistead, vaid hoopis Virginia osariigi seadusandliku kogu vaevarikkad manöövrid, kes otsustasid, kas spioon, kes aitas päästa Ameerika revolutsiooni, vastas vabastamise tingimustele. See protsess kestis 5 pikka aastat, mille jooksul James jätkas Williamile teenrina teenimist nagu varemgi. See katsumus murdis kahtlemata nii isanda kui orja südame iga päevaga, mil James jäi vabadusest ilma. Kuigi paljud orjad jäid 18. sajandi lõpus aastateks orjusesse julmade isandate kangekaelsuse tõttu, kellel polnud mingit soovi kaotada oma tööjõu väärtust. William õhutas aktiivselt Virginia seadusandliku kogu Jamesi vabastama ja toetas viimase vabaduse iha. Hoolimata sellest, et William kuulus osa Jamesi orjapõlve ajast Virginia delegaatide kotta, jäi edasiminek seisma. Bürokraatlik mõtteviis ei taganud tema patriootist kangelase vabastamist, vaid oli loonud olukorra, kus isand soovis oma orja vabastada, kuid riik ütles, et sellist erandit ei saa teha. Kuid nagu Jamesi elus nii mitu korda varemgi, tärkas lootus taas hoopis teisest kohast. Marquis de Lafayette, ilmselt ainus Jamesi liitlastest, kelle mõju oli piisav, et panna seadusandjad tegutsema, oli raevunud. Tema viha orjanduse vastu süvenes veelgi, kui ta sai teada, et äsja vabanenud Ameerika valitsus keeldus andmast seda vabadust mehele, keda ta pidas nii võitlejaks kui ka sõbraks. 1784 aastal saadetud märkuses seadusandjale esitas Marquis oma sõbra vabastamise põhjenduse. Käesolevaga kinnitan, et selle tõendi esitaja nimega James on osutanud mulle olulisi teenuseid ajal, mil mul oli au tema osariigis vägesid juhtida. Tema poolt vaenlase laagrist kogutud teabe hankimine oli hoolikas ja selle edastamine ustav. Ta täitis täielikult mõned olulised ülesanded, mille ma talle andsin, ja minu arvates väärib ta igat tasu, mida tema olukord võimaldab. Nii kõrge auastmega kindrali kiitus kiirendas protsessi, mis muidu oleks võinud Jamesi ülejäänud elu venida. 1787 aasta jaanuaris allkirjastas Virginia kuberner petitsiooni, mis tagas Jamesile vabaduse. Seadusandja maksis William Armisteadile kahjutasuks oma orja kaotuse eest $250 Briti naela, mis tänapäeval oleks väärt üle $20,000. Pärast aastakümneid orjuses, olles olnud abikaasa ja isa ning mitu aastat patriootlik salaagent vaenlase tagalas, riskides iga päev surmaga, oli James Armistead tõeliselt ja lõpuks vaba. Armistead asus elama Ida-Virginiasse farmi, mis asus William Armisteadi kõrval New Kentis. Ta elas järgmised 4 aastakümmet õnnelikku elu koos oma naise ja lastega ning hoolimata oma minevikust sai temast ka ise mitme orja omanik. Kuigi farmielu Virginias oli kahtlemata vähem põnev kui topeltagendina töötamise adrenaliinilaks, sõdiva mässuliste riigi nimel ei unustanud James kunagi oma minevikku ega rolli, mida ta oli mänginud Ameerika iseseisvuse kindlustamisel. 1824 aastal kohtus ta taas oma Ameerika iseseisvussõja aegse võitluskaaslasega Marquis de Lafayette'iga, kui kindral külastas Yorktowni oma ringreisil läbi Ameerika Ühendriikide. Jamesit inspireeris eriti see lahkus, mida Marquis oli talle nooruses üles näidanud. Tema meisterlik juhtimine revolutsiooni ajal ja vankumatu pühendumus sõbra vabaduse tagamisele pärast sõda inspireerisid Jamesit nii palju, et ta võttis endale nimeks Lafayette, Prantsuse kindrali auks. James Armistead Lafayette, nagu teda hiljem täisnimega tunti, elas oma ülejäänud elu suhtelises rahus ja jõukuses.
Ta elas sõjateenistuse eest saadud pensionist ja sai piirkonnas jõukaks maaomanikuks, saavutades 40 aakri suuruse talu, mida hilisematel aastakümnetel vabanenud orjad hakkasid pidama tõelise rahalise edumärgiks. 1832. Aastal suri James, olles ümbritsetud oma lähedastest 72-aastaselt. Vaatamata mitmele ajaloolisele tähisele, mis mälestavad tema elu ja teenistust, on tema viimne puhkepaik tänaseni teadmata. Mõned võivad olla kalduvad Jamesi vabaduse ideaale toetavaid avaldusi kõrvale heitma, arvestades tema hilisemat otsust orja omada, nagu tehakse ka Washingtoni ja teiste revolutsiooniaja tegelaste puhul. Keegi nagu James, kes oli noore riigi nimel võideldes talunud kirjeldamatut rassismi ja raskusi ning siiski kõigest hoolimata edasi rühkinud, et lõpuks oma vabadus välja teenida, hakkas ise orja omama. Paljud tänapäeva kuulajad võtaksid seda kui märki, et ta polnud lihtsalt nii moraalne kui näis või nagu on väidetud. See oleks viga. Kui vaadata tema elu ja saavutuste sisu, siis tegelikult esitab Jamesi elu palju tõenäolisema ja ebamugavama moraalse reaalsuse. Kui tema ja Washingtoni kaliibriga ning moraalse iseloomuga mehed pidasid orje, on see palju tõenäolisem. See näitab, et isegi rahva mineviku kõige moraalsemad isiksused ei suutnud täielikult oma kultuurilistest eelarvamustest ja pimekohtadest kaugemale näha. Ja see viitab sellele, et kui nemad ei suutnud seda teha, peaksime ehk sellele reaalsusele lähenema mitte põlgusega, vaid alandlikkusega, mõistes, et ka meie enda kaasaegses, väidetavalt ülevas moraalis võivad olla sarnased pimekohad. Ameerika revolutsiooni lugu oli lisaks sellele, et see oli ajaloo pöördepunkt, mis pani aluse Ameerika Ühendriikide poliitilistele ja filosoofilistele alustele, on lugu, mis sisaldab endast tuhandeid väiksemaid, tihti unustatud lugusid vaprusest, leidlikkusest ja erakordsest moraalsest julgusest, mida näitasid üles peamiselt tavalised inimesed. James Armistead Lafayette on vaid üks neist lugudest. Sündinud eelarvamuste, orjuse ja rassiviha maailmas otsustas James pidevalt näha talle vastu seatud raskusi võimalustena, mitte takistustena. Tema otsus liituda mandriarmeega, mida tagantjärele vaadates peetakse ilmselgelt kangelaslikuks valikuks, oleks võinud kergesti minna ka hoopis teistmoodi. Markiis ei lubanud talle kunagi tema ustava teenistuse eest vabadust. James pidi lootma Jumala tahtmisele ja oma sõprusele Markiisiga, et kõik lõpeb lõpuks õiglaselt. Just see usaldus koos tema kustumatu pühendumusega vabadusele ajendas Jamesi karjäärile, millest enamik temasuguses seisuses sündinutest võis vaid unistada. Tema edulugu orjuse keskel ja tahe ületada arvukad takistused, mis talle teele pandi, kehastavad revolutsiooni vaimu, mida ta aitas päästa. James ei olnud riigimees, oraator ega filosoof. Ta jättis endast maha vähe kirjalikke töid, välja arvatud tema enda orjusest vabastamise taotlus. Ometi ei olnud tema jälg seotud tuliste kõnedega, vaid saavutatud eesmärkide ja ustava kohustuste täitmisega, edendades Ameerika iseseisvuse asja iga luurearuande ja spiooni missiooniga, mille ta ette võttis. Tema sõber Marquis de Lafayette ütles kord, et ta pole kunagi näinud nii suurepärast meest kui kindral Washington pärast Monmouthi lahingut. Kuid kui temalt oleks küsitud, oleks ta kahtlemata tunnistanud, et selle suuruse peegeldust võis samamoodi näha tema sõbra, vabastatud orja ja topeltagendi Virginiast James Armistead Lafayette'i näos. Sündinud kurikuulsasse Itaalia perekonda oli Giulia de Medici Firenze esimese hertsogi sohilaps. Paljud spekuleerisid, et hertsogi ema oli Põhja-Aafrikast, mis tähendas, et ka Giulial oli sama päritolu. Sellegi poolest viitasid kõik märgid sellele, et Giulia kasvab üles nagu printsess. Kuid siis, aastal 1537, muutus kõik. Giulia Romola di Alessandro de Medici sündis umbes aastal 1535 Firenze linnas. Ta oli Firenze hertsogi Alessandro de Medici tütar, mees, kellel oli segapärand ja kes oli tõenäoliselt esimene mustanahaline valitseja renessansiaegses Euroopas, nagu te varsti näete. Alates sünnihetkest oli Giulia elu põimunud saladuste, poliitika ja võimuga. Et tema lugu paremini mõista, peame vaatama tema päritolu ja esivanemaid. Giulia pärines mõjukast Medici perekonnast, kes sai alguse Toscana Mugello piirkonnast.
Nad kogusid oma varanduse kaubanduse kaudu ja asutasid hiljem Medici panga, mis oli 15. sajandil Euroopa suurim pank. See tohutu rikkus aitas neil tõusta võimule Firenzes, eriti Cosimo de Medici ja tema pojapoja Lorenzo suurepärase ajal. Siiski olid nad endiselt vaid nimeliselt kodanikud, kuid see kõik muutus 1532 aastal. Giulia isa Alessandro de Medici sündis Firenzes 1510. aastal. Ametlikes dokumentides on tema isana kirjas Lorenzo di Piero de Medici, Urbino hertsog, mis seob ta otse Medici pealiiniga. Kuid paljud ajaloolased väidavad, et Alessandro oli tegelikult Giulio de Medici sohilaps, kellest hiljem sai paavst Clemens VII. Tema ema oli Simonetta da Colavecchio, naine, keda peeti Medici majapidamises teenijaks, mis tõi kaasa aeg-ajalt solvangud, kui inimesed pilkavalt nimetasid teda Alessandro Colavecchioks. Alessandro oli tuntud ka kui Il Moro ehk Maur, oma silmapaistvalt tumeda jume tõttu, mis tekitas spekulatsioone, et Simonetta oli kas aafriklane või tugeva Aafrika päritoluga. Prantsuse autor Jean Nestor väitis isegi oma 1560 aasta raamatus, et Alessandro ema oli moorlane ori, kuigi see on tõestamata ja vaieldav. Tõde Alessandro sünni kohta võib igaveseks jääda saladuseks, kuid üks asi oli selge. Giulio de Medici, tulevane paavst Clemens VII, kohtles teda nagu oma poega. Giulio heldas talle oma toetust ja oli ebatavaliselt kaitsev ning tema soosimine ainult õhutas kuulujutte, mis Firenzes ringlesid. Ta sai privilegeeritud hariduse, teda koolitati diplomaatias ja sõjakunstis ning ta elas Firenze eliidi seas. Nii et hoolimata oma ebaseaduslikust päritolust koheldi teda soosivalt ja valmistati ette juhtimiseks. Ja kui Giulio võim kasvas, eriti pärast paavstiks saamist, kasvas ka Alessandro staatus. 1527. Aastal Konjatsi liiga sõja ajal sundis suur ülestõus Medici perekonna Firenzest lahkuma. Alessandro põgenes linnast ja elas mitu aastat paguluses. Kuid 1529. aastal jõudis paavst Clemens VII keiser Karl Viinenga kokkuleppele Medici võimu taastamiseks. Pärast 10-kuulist piiramist langes Firenze ja 1539. aastaks olid Medici taas võimul, kuid seekord tõeliste valitsejatena. Alessandro nimetati Firenze riigi juhiks ja 1532 aastal muudeti tema positsioon ametlikuks. Ta sai linna esimeseks päriliku tiitliga hertsogiks uue põhiseaduse alusel, kindlustades oma võimu. Alessandro tõus tähistas Firenze vabariigi lõppu ja Medici dünastia valitsemise algust. Hertsogina oli tal vastuoluline maine. Toetajad nägid temas vaeste kaitsjat, keda juhendas talupoja mõistus ja tugev õiglustunne, kuid tema kriitikud, eriti need, kes pärast 1530. aasta piiramist pagendati, maalisid temast tumedama pildi. Nad nimetasid teda türanlikuks, ebakompetentseks ja moraalselt laostunuks, kes elas priiskavat ja kõlvatut elu koos arvukate armukestega. Üks selline armuke oli Tadea Malaspina, aadlinaine Malaspina iidse suguvõsa Massa harust. Selles suhtes sündis 2 last, Giulio, kes sündis 1532 aastal ja Giulia, kes sündis 1535 aastal, nagu varem mainitud. Sel ajal elasid imikud koos oma emaga, nende eest hoolitses arvukas teenijaskond ning neil olid kõik luksused, mis kaasnesid hertsogi lasteks olemisega. Kuigi mõlemad olid sohilapsed ega kandnud ametlikke tiitleid, tunnustas Alessandro neid ja hoolitses selle eest, et nende eest hästi hoolitsetaks. Lõppude lõpuks olid nad Medicid ja juba see tagas neile ainulaadse koha palee seinte vahel. Kuigi pole säilinud ühtegi dokumenti, mis kinnitaks, et ta oleks poisse ametlikult nimetanud, usuvad paljud ajaloolased, et tal olid nende jaoks plaanid. Lõppude lõpuks oli Alessandro ise tõusnud võimule hoolimata oma ebaseaduslikust sünnist ja võis ette kujutada tulevikku, kus tema lastel oleks võimalik saavutada suur mõjuvõim või staatus, kui mitte isegi valitseda. 1536. aastal täitis keiser Karl V poliitilise lubaduse paavst Clemens VII. Ta abiellus oma tütre Margareeta Austria Alessandro de Medici hertsogiga. See abielu oli strateegiline liit, mille eesmärk oli kindlustada Alessandro positsioon Firenze valitsejana ja ideaalis anda talle seaduslikud järeltulijad.
hoolimata oma uue pruudi prestiižist jäi Alessandro siiski truuks oma kauaaegsele armukesele, Tadea Malaspinale. Nagu paljud tolle aja valitsejad, pidas ta abielu pigem riiklikuks kohustuseks kui südameasjaks. Kuid just siis, kui tema võim näis kindel olevat, hakkasid arenema sündmused, mis viisid tema äkilise ja vägivaldse lõpuni. 1537. aasta 6. jaanuari ööl meelitas Alessandro oma nõbu ja usaldusalune Lorenzino de Medici ta privaatsele kohtumisele ja tappis ta. Alles 26-aastasena suri Alessandro ilma seadusliku pärjata. Austria Margareta oli tol ajal vaid 14 ning nende liit ei olnud toonud lapsi. Kummalisel kombel sündis mõni kuu pärast tema surma veel üks laps nimega Portia, kelle ema oli järjekordne armuke, kelle isik on ajaloos kaduma läinud. Tema sünd, mis oli ümbritsetud saladuslooriga, lisas Alessandro lühikesele, kuid vastuolulisele valitsemisajale veel ühe intrigeeriva peatüki. Alessandro järsu surmaga muutus võim Firenzes üleöö ning tema noored lapsed sattusid kohe poliitiliste muutuste tormi keskele. Tol ajal vaid 4-aastane Giulio, kuigi ta oli Alessandro ainus poeg, jäeti hertsogiriigi troonipärijana kõrvale. Selle asemel valiti Firenze uueks hertsogiks Cosimo I, kes kuulus Medici suguvõsa nooremasse harrusse. Cosimo I, kes ise oli võimu haarates vaid teismeline, lubas hoolitseda oma eelkäija orvuks jäänud laste eest ning vähemalt väliselt pidas ta sellest lubadusest kinni. Noor Giulio saadeti Villa di Castellosse rahulikule perekonna mõisale, mis asus Firenze lähedal mägede vahel. Eemal õukonnaelu rangetest ootustest sattus ta Cosimo ema Maria Salviati valvsa pilgu alla, vaga ja mõjuvõimsa naise, kellel oli sügav mõju. Mõned võivad Giulio ümberasumist pidada pagenduseks, kuid ta polnud seal üksi. Ta jagas nii oma kodu kui ka magamistuba Pia de Medici, Cosimo sohilapse ja esmasündinuga. Vaid 2 aasta vanusevahega kasvasid tüdrukud üles pigem õdede kui nõbudena ning nende side täitis Castello sooja ja mängulise energiaga. Maria Salviati hoolitses tüdrukute eest väga hoolikalt, eriti 1542 aasta veebruaris, kui neid tabas hirmutav palavik. Giulia, kes oli sel ajal umbes 7-aastane, jäi haigusest ellu, kuid 5- või 6-aastane Pia ei olnud nii õnnelik. Tema surm tähistas lastetoa ajaloos kurba peatükki. Norpiat läinas Giulia sügavalt. Samuti tema vanaema Maria ja loomulikult tema isa Cosimo. Kui Giulia kasvas, sai temast täielikult õukonna elu osa. Vaatamata sellele, et ta oli eelmise hertsogi laps, ei peetud tema päritolu puuduseks ning tema põlvnemist Medici pealiinist austati. Tema isa mõrva võrreldi koguni Brutuse poolt toime pandud Julius Caesari tapmisega. Ta näitas üles suurt uhkust oma suguvõsa üle ja kandis end silmapaistva enesekindlusega. Ta sai ka põhjaliku hariduse, õppides peeneid kombeid, kunste ja keeli, mis sobisid aadli naisele. Kuigi ta oli sohilaps, koheldi teda siiski pereliikmena ning tema välimuse ja staatuse eest hoolitseti väga. Näiteks ühel korral, kui Giulia oli umbes 12 või 13-aastane, puhkes Cosimo abikaasa Eleonora di Toledo raevu, sest Giulia ratsamantlit polnud korralikult tehtud. See oli vale pikkusega ja puudus ka kaunistus, mille Eleonora oli tellinud. Lõpuks sirgus Giulia kenaks nooreks neiuks ning paljud õukonna vaatlejad märkisid, et ta meenutas oma isa Alessandrat, samad tugevad näojooned ja lokkis juuksed. Hoolimata sellest, et tal oli tumedam nahatoon kui enamikul õukonna daamidel ja tema oletatavast Aafrika päritolust, pidasid paljud teda ilusaks ning just nüüd hakkas Cosimo hindama võimalikke abielukandidaate. 1550 aastal, kui Giulia oli umbes 15-aastane, korraldas Cosimo talle esimese abielu. Tema abikaasaks pidi saama Francesco Cantelmo, Popoli hertsog, kõrges soost aadlik. Tema kaasavara oli tohutu, väärtusega, mis tänapäeva rahas oleks 10 miljoneid dollareid. See abielu tähistas Giulia ametlikku tõusmist aristokraatlikku ühiskonda. Ta ei olnud enam lihtsalt Medici õukonna hoolealune, vaid oli nüüd iseenda õigustes hertsoginna. 5 aastat hiljem, 1555 aastal, saabus aga taas tragöödia. Francesco Cantelmo suri ja Giulia jäi oma 20. alguses leseks. Leinas olles tellis ta portree Alessandro Allorilt,
kes oli üks Firenze suurimaid kunstnikke. Malil näib Giulia väärikas, kurb ja uhke. Tema kõrval on näha rikkalikult nikerdatud tooli kaldus käetoega ning kunstiajaloolased on pakkunud mitmeid erinevaid tõlgendusi, mida see võiks tähendada. Mõned usuvad, et see kujutab järsku maastikku, mida Herakles ronib. Teised aga arvavad, et see sümboliseerib Laverna mäge, mis on püha katoliku paik ja seotud Assisi Franciscusega. On esitatud ka palju muid teooriaid, kuid enamik on ühel meelel selles, et see maal oli Julia vastus kriitikale tema vanaema Põhja-Aafrika päritolu ja abielu kohta, Colavecchio muulakäru juhiga. Hoolimata kõigist neist oletustest on mõned kunstiajaloolased väitnud, et see portree ei kujuta isegi Juliat. Lesepõlves veetis Julia üsna palju aega San Gallo San Clemente augustiinlaste kloostris. Tema poolõde Portia oli seal abtissiks ja Julia toetas kloostrit rahaliselt. Ta oli ka teiste augustiinlaste asutuste patroon, pühendudes neil rasketel aastatel vagadusele ja heategevusele. 1559 aastal abiellus ta uuesti, seekord Bernadetto de Mediciga, kes oli Cosimo esimese nõbu. Aasta hiljem sünnitas ta poja, kellele pani nimeks Alessandro oma isa nime ja mälestuse auks. Abielu algusaastatel korraldasid Julia ja Bernadetto suurejoonelisi pidusid ning tegelesid diplomaatiliste asjadega. Kuid elu Firenzes ei olnud ilma konfliktideta. 3 aastat pärast oma naise Eleonora di Toledo surma võttis 46-aastane suurhertsog Cosimo esimene endale palju noorema armukese Eleonora degli Albizzi, kes oli siis umbes 23-aastane. Nende suhtest sündis 2 last, tütar, kes sündis 1566 aastal ja suri imikuna, ning Giovanni, kes sündis järgmisel aastal ja kelle isa hiljem seaduslikuks tunnistas. Kohtukõlakate kohaselt nõudis Giulia väidetavalt, et teda koheldaks Eleonora võrdväärsena. See oli julge seisukoht naise suhtes, keda paljud õukonnas juba salaja põlgasid. See hoiak pingestas tema kunagist lähedast suhet Cosimoga ja kuigi nad hiljem leppisid ära, ei olnud asjad enam kunagi endised. Ükskõik kui palju kirge Cosimo noore Eleonora vastu tundis, see hääbus kiiresti ning 1567 aastal sunniti Eleonora abielluma häbistatud aadlimehega. Lõpuks kolisid Julia ja tema abikaasa 1567 aastal Napolisse, kus nad võitlesid Ottaviano vürstiriigi maade tiitli eest ja said selle endale. Napolis jätkus Julia mõjuvõim. Seal haldas ta valdusi, toetas usulisi asutusi ja kindlustas oma perekonna tulevikku. Tema järeltulijad poja Alessandro kaudu kandsid Ottaviano vürstide tiitlit, mis on aadli suguvõsana säilinud tänapäevani. Isegi kui Julia kindlustas oma koha ajaloos, hakati teda aegamisi unustama. Sajandeid kustutati ta kunstist, mis kunagi teda ülistas. Üks silmapaistvamaid näited on Pontormo maal Maria Salviatist koos lapsega. 100 aastaid nägid paljud ainult Mariat, kuid siis, 1937 aastal, paljastas restaureerimine, et laps oli ülemaalitud. See laps, milles enamik nüüdseks nõustub, on Giulio de Medici. Maalil on tal murelik ilme. Ta seisab Maria kõrval ning tema iseloomulikud jooned meenutavad tema isa, Alessandrot. Nüüdseks restaureeritud maali peetakse paljude arvates üheks esimeseks Euroopa portreeks Aafrika ja Euroopa päritolu tüdrukust. Kuid mitte kõik ei ole sellega nõus. Alguses väitsid enamik, et tegemist on Cosimo esimesega, samas kui teised arvasid, et laps on tegelikult Pia de Medici, märkides, et Julia ja Maria ei oleks olnud piisavalt lähedased, et õigustada nii õrna portreed. Mis iganes selle maali tõdega poleks, teame, et tema abikaasa suri enne teda, mitte kaua pärast aastat 1576 Napolis. Giulia de Medici ise suri 1588 aastal, olles 52 või 53 aastat vana. Tema viimaste aastate kohta on ajaloolisi ülestähendusi vähem, kuid tema elu oli tihedalt seotud ühe Euroopa mõjukaima dünastia saatuse ja intriigidega. Temast jäi maha tema poeg Alessandro, kellest sai Ottaviano isand ja paavstiriigi kindral. Tema järeltulijad esitasid hiljem pärast peamise Medici liini väljasuremist 1737 aastal nõude Toskaana suurhertsogi tiitlile, kuigi nende püüdlused jäid lõpuks edutuks.
Lõppkokkuvõttes jääb Julia lugu meenutama, et isegi need, kes on ajaloo varju jäänud, võivad jätta pärandi, mis kajab läbi sajandite. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda mustanahaliste ajalooliste tegelaste kohta tehtud koondvideot. Loodan, et pidasite neid huvitavaks. Andke mulle kommentaarides teada, mida te nende elude kohta arvasite, ja kui teil on ettepanekuid, siis andke neist samuti kommentaarides teada. Andke mulle teada, kas soovite pikemaid videoid või rohkem mustanahaliste ajalugu. Loodan ka, et olete tellinud minu kanali ja lülitanud teavitused sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes see on kõik minu poolt, nii et kohtume järgmises unustatud elude osas. Aitäh!